Tervist! Tänases osas pakendist avamise video. Juhei! Video on hoidisest ehk konservist. See toode on Tartu konservitehasest tulnud välja 35 aastat tagasi. Eesti üks legendaarsem konservitehas on asutatud juba 1946. aastal ja tegutseb ka täna, kuigi teise nime all. See siin on kruubipuder sealihaga. Arvan, et isegi sakslased ütleksid selle kohta 1, 2, stillgestanden. Ja, das schmeckt gut. Vabandust, sattusin hoogu. Ühesõnaga see hõrgutav roog on jäänud 35 aastaks sahvrisse seisma. Teen selle täna lahti. Sildil võime näha Tartu konservitehase omaaegset kaubamärki. Lisaks on siin kenasti suurelt eesti keeles kirja pandud millega tegu, kuna Eesti oli tollel ajal NSV Liidu poolt okupeeritud, siis ei puudu pakendilt venekeelsed kirjad. Nagu soomlastel on Pakko Rootsi, on meil siin näha Pakko Veneja näide. Purgile on trükitud valmistamise kuupäev, mida tuleb lugeda nii 19.01.1982. See on siis südakuu ehk jaanuar 1982. Kuigi purk tundub olema hermeetiline ja purgigaas näeb tugev, paneme ette kaitseprillid, igaks juhuks. Teeme selle purgiga veidi puhtamaks ja kinnitan, et purgigaane eemaldamiseks on tarvis päris tugevat jõudu. Et see on tõesti kõvasti kinni. Ja mida me näeme, pealmine kiht ei paista visuaalselt väga söödav, kuigi lõhn, mis minu ninna tungib, ei ole tegelikult paha, ei ole. 1982 oli hea aasta, läksin ühel hommikul kooli, nagu tavaliselt, kuid õpetajad ootasid peaukse juures kõik tõsiste nägudega. Õpilased aeti saali, kus oli üks musta lindiga varustatud foto. Küünal põles, taustaks tuli grammofonist kurba muusikat. Noh, keegi midagi jutustas Brežnevist ja siis lasti kõik lapsed koju. Suurepärane. Kodutrepil tuli mulle vastu üks isik, kes teatas, et suur isa on surnud. No, tema hääletoonist ei saanud parema tahtmise juures välja lugeda. Tõsidust või lugupidamist, mida selline sündmus oleks eeldanud. Ilmselt on see juhtum mind mõjutanud, sest alati, kui nüüd keegi räägib pisar silmis suurest ideest, mille nimel tuleb mõtiskleda või piinelda ja kannatada, siis mina ei saa seda juttu tõsiselt võtta. No ei saa. Toon näiteks NSV Liidu võidupüha, mis nimetati meil Eestis Euroopa päevaks. Uskumatu. Sõna Euroopa aga seostub meile täna eelkõige seksuaalperverssuste ja rahvusliku enesetapuga. Mida suurte ülelinnaliste tasuta rahvapidudega tähistatakse? Eks ole tore. Konservi teemadel jätkates siis pärast pealmise kihi eemaldamist tuleb välja täiesti hea ilmega söök. Liha värv on ilus roosa, purgi sügavama kihi sisu lõhnab nagu värske kevadine siga, kruupidega. Ma ise seda sööma ei hakka praegu ja ei soovita seda ka teistele, aga kujutan ette, et juhul kui see konserv laboratooriumisse saata, siis ma ei imestaks, kui see veel söödavaks tunnistataks. Pole paha. 35 aastat vana konservi kohta. Eks ole. Näeme taas.